Robin peab skoorima, muidu tema tiim jääb alla. Tere, minu nimi on Robin ja aitäh, et sa oled jõudnud minu kanalile. Täna ma olen tulnud külla Eesti Premium-liiga võistkonnale, klubile, kellel on alati kõige kõrgemad eesmärgid. Muidugi on selleks ei keegi muu kui FC Flora. Sõbrad, millega sa tegeled? Ilma minuti filmi tegema. Ma unustasin nüüd ära. Anna andeks mulle, ma unustasin nüüd ära. Okei, enam. Ühesõnaga, nagu te olete aru saanud, siis kogu selle teekonna võtan ette koos sõbra Andreiga, et vaadata ja proovile panna FC Flora võistkond. Ega sul ongi vaja wingmani jalgpallist, ega see väga hea siin ei ole, jah? Mikrofonidega FC Flora treeningväljakutele. Minu vasakul käel on minu hea sõber Andrei Zevakin ja minu paremal käel on Flora abitreener Joel Indermitte. Täna on meil plaanis 4 erinevat tegevust ja Joel võib-olla natuke tutvustab teile, mida me täpselt tegema hakkame. No, alustame tavalise kvadraga, vaatame, kuidas pall liigub. Seejärel liigume sellisesse tehnikavõistlusesse, 2 tiimi vaheline võistlus, sina versus Andrei, vaatame, kumma tiim parem on. Väiksed täpsuslöögid ja lõpetame muidugi penaltitega. No, hakkame peale igatahes. Esimene harjutus, kvadraat, 2 mängijat sees, kõigil 1 puude, tuleb pall kätte saada. Davai, let's go! Nagunii on kõik. Suurik, mul on kops koos juba. Raugime siia ka. Ma ei saa anda seda, sa ei oska. Väga hea, pall mängi, loeb. Ei! Juba luges. Sorry. Juba luges sinu seda söötu, juba luges. Oi! Tõota. Tehke. Minut aega läks aega. Kes see oli? Ühe korra veel. Kui on jalga vahelt, on ühe korra veel. Nii proovime, et korra Robin ja Andrei ka ikka sisse saavad. Muidugi. Andrei tahab lepingut juba saada. Ai, millal? Kuidas ma jooksma lähen seda tipust topin? Ei saa nii. Ma olen täiesti küpsasin. Andrei! Siit tuleb, Robin ei pea minema, hoia energiat, muidu oled varsti küpse. Nii, kas sõbrad koos sees nüüd ei või? Olge. Olge. Davai, kuule. Davai, läheb nüüd, välja ei lase, läks. Fookus. Oot. Kus sa lähed? Ei tea. Oi. Ei olnud, safe. Nüüd teeme ära, nüüd paneme triangli käima. Ei, mida ma teen? Siia võib võrgu vahele panna. See on piinlik. Korra tahaks näha, et need 2 sõpra ka sees on, aga ei suuda kuidagi tekitada või suudame. No nii, tekitasime. Davai, palun. Puusoona. Raamatut. Mine. Robin, sa tead, nagu jalad käid kokku. Sellega lõpetame ära. Siin on juba ripp reaalselt. Lähme edasi. Õudne. 3 siis sain täna hingekirja, jah? Järgmine võistlus, 2 tiimi vaheline väike tehnika teatevõistlus. Eesmärk triblada läbi slaalomi, lüüa pall väravasse ja olla teisest võistkonnast kiirem. Davai, let's go! Nii, vile peale on start. Vile peale. Tähelepanu. Valmis olla. Läks! Vile peale, Andrei!
ma olen valmis oleks. Mis sa teed, Andrei? Oi. Järgmine. Nii, valge tiim, järgmine. Let's go. Oi, sõbrad! Järgmine. Nii, Andrei ja Robin mõlemad korra veel. Tule, Andrei. Kangestuda ei tohi. Juhid, Robin, tule. Tagasi. Ei tule. Jaa. Tiim Valgele esimene võit. 1-0. Vahetame pooled. Vaatame, kes teiselt poolt on edukam. Miks mul ainult parem jalg otsas on? Seal on vaja hinge ka tõmmata. Ei. Mul on sitaks hea vorm praegu. Kui ma ütlen läks, siis stardid. Davai. Kui ma ütlen läks. Ära vilista. Tähelepanu. Valmis. Läks. Oi. Ja läks. Võta välja. Robin jõudis esimesena. Hästi, roheline on hetkel juhtpositsioonil. Teie peate ankrusse ka jõudma veel. Nonii. Oi, kukerpall. Nonii, kas Andrei võtab järgi? Ja tuleb rohelisele. Seis on 1-1. Ja viimane otsustab, vaheta pooled. Kes selle võidab kogu challenge'i selle. Sõbrad, on raske. Aga me saame hakkama. Aga siis pidi kukerpall, ta startis varem. Ta tegi. Kõik oli õige. Start oli ka õige. Ahah. Väga võrdne. Ai, kukerpall. Ja nüüd võib välja, jah. Tundub, et jääb finaali peale Andrei versus Robin. Kumb otsustab? Robin takerdub väikse käega. Oi, ja eksid. Võit läheb valgele tiimile. Esimene võit valgele tiimile. Andrei, sa oled minema. Ei tea. Nii, sellega on praegu kõik. Nüüd läheme järgmise asja peale. Ega see ilm praegu väga jäitan. Kohe 30 kraadi ja Floraga trenn. Pole 1,5 aastat. Sittagi teinud. Teatavasti Andrei on vana tammekamees. Tahtsid siia täna tammeka särgiga tulla, aga see kellati üsna kähku ära. Seega ütlen, et need oskused omandab. Ei ole kõige paremalt. Vaatame, see kohe peegeldub ka selles järgmises harjutuses. Järgmine challenge, latilöögid 16 kasti pealt, kokku 5 lööki, ühel 1, Robinil ja Andreil 2. Vaatame, kumb tiim jääb seekord peale. Ehk igal ühel 1 löök, Robinil, Andreil on 2. Latti, jah? Latti, jah. Ükskõik kuidas selles suhtes. Natuke pehme. Ja Miller toob ära. Üle. Toome seda vist ära. See läks üle, ei ole piisavalt hea. Ei saa lugeda. Treener. Ei saa. Okei. Ja minu tiim. Ei. Puskas. Oi, see on prügi. Natukene madal ja Robini ja Andrei lisalöögid. Valge on hetkel juhtimas. Robin peab skoorima, muidu tema tiim jääb alla. Robin tuleb, ei! Kohtunik, treener. Ja Andrei, sinul on juba võidumeelne vormistamise küsimus. Oi jumal! Need läheb jälgele. Nonii, esimese võitu kolge, anname võimaluse veel. Ma luban teile, ma panen lati ära, ma pean ühe lati ära panema, ma panen ära selle. Tuleb rendi. Okei, teine round, vaatame, kes tiim jääb nüüd peale. Nonii, Robin, on aeg tegusid teha. Kosta Vassiljev. Robin, aga jääb veidikene madalaks. Jäi natukene madalaks, nõrk. Miller. Ai. Ei. Soomets natukene liiga tugev. Jaa! Jackpot. Rohelise tiim, üks kirjas. Sõrks natuke liiga tugev. Pürgi. Nonii, Andrei. Ei. Lisalöögid.
Andreil ja Robinil. kuidas ma ei saa? Kui Robin nüüd skoorib, võimalus see round endale võtta. Robin nüüd. Rahvas, nüüd või mitte kunagi. Ja! Ei! Natukene madal. Andreil on võimalus viigistada. Ei tee seda. See round läks Robini tiimile. Hetkel seis 1-1. Meil on vaja otsustada. Kes selle võidab selle challenge. Ei kannata ju. Davai, Robin, nüüd tuleb lats. Võite mind kutsuda järgmiseks Engoloks. Vaadake nüüd. Engolo. Viimane otsustav round. Maestro. Jep. No see ei lähe lihtsalt. Pehme, natuke pehme. Miller. Jaa. Liiga tugev. Indri välja. Jaa! Toob edu seisu rohelistele. Soomets. Ei Soomets. Tundub, et see tuleb koju. Jalgpall tuleb koju. Lühike. Vasak. Sergei Zenjov. Ja! Jalgpall tuleb koju. Kuid mitte. Andrei. Maestro! Oluline nüüd. Otsustavad. Hea töö. Ja nüüd on vaja ka otsustav. Kumb on kõvem vend? Kaamerad valmis? Ei, Andrei, pane essale. Pane ta. Robin, võimalus olla sangar. Ei, Andrei! Ja see võistlus läheb Robini täpse röögiga läheb rohelistele. No nii, hea töö. Thanks, coach. Kõik sujub. Nii, ja nüüd pendlad siis. Otsusavad hetkel ikkagi paremad võidavad. Tugevamad alati võidavad. No nii, viimane otsustav challenge, penaltilöögid. Lihtne. Kokku mõlemal võistkonnal 5 lööki, Robinil, Andreil jälle 2. Vaatame, kes selles viimases jääb peale. Ma olen Hiiumaa võistkonna 29. penaltilööjana. Seega siin midagi head peale tulla ei saa. Vaatame. Ja Robin valmis? Jah. Ära kangesta, eks? Oi, ja toob ära. Ja toob esimese ära. Kurat oli hea penalti tegelikult. Nii. Reisi Markin penaltil. Ei tule sealt ka mitte midagi. Mõlemad mehed kangestusid Ei tule esimesel sealt löögil. mitte midagi. Esimesel löögil mõlemad kangestusid. See on Tammeka poiss, seda on näha. See on nii kindel. 1-0 roheline tiim, Robini tiim läheb juhtima. Markus Soomets löögil. Ja kindlalt pommiga mööda. Kindlalt mööda. Valus. Väga valus. Nii. See läks Tartusse tagasi. Tundub, et koos Soomets sai. Kus eksivad? Annab võimaluse. No nii, 1-0 püsib, Martin Miller löögil. Õpetussõnad Andreilt. Viimane round, 1-1 on seis. Jaa, see on nii kindel. Lilander väga kindel. 2-1. See on nii kindel. See pole varianti ka. Sergei vasakuga või? No nii, sissemaja lüüa. Jaa, väga kindlalt. 2-2 ja otsustavad löögid. Robin versus Andrei. Eksida ei tohi. Eksimus, see on kindel eksimus. Andrei, kes see on? See on kindel eksimus. Vaata, kui meest vergib, noh. Oi, joppas! Rahu, sõbrad, rahu. Jah! Pidi paremale lendama siin. Andrei, see on pinge. Pinget sai talu ju. Jaa. Seis on 3-3. Kalma. Kuna 3-3 viik jäi, siis
on esimese eksimuseni, kes sisse lööb, teine eksib, on võitja meil olemas. Väga tähtis löök. Hiiumaa tiimi penaltilööja võiks olla vabalt. Võta ära. No nii, oleme jõudnud siis video viimasesse faasi, kus minul on siis laua taha tulnud FC Flora keskvälja kaitsev siis midfield maestro Markus Soomets ja tema kõrval siis ründav keskväljamängija Martin Miller. Ja meie siis Andreiga küsime nüüd mõned küsimused ja ma pigem tahaks arvata, et see tuleb pigem lõbusam kui tõsisem, et vaatame. Millo on päris tõsine juba. Siis vastavad, alustame kõige lihtsamast küsimust, et poisid, et te mängite Eesti meistriga jalgpalli ja teil kindlasti on tulnud väga palju erinevate inimestega kokku puutuda. Mis on või kes on kõige kuulsam inimene, kelle number on sul telefonis olemas, et Martin? On natuke aega, noh. Numbrid on nii palju. Numbrid on palju, noh. Klaavani numbrid pole teil või? Mul ei... Võiks tahaks teha. Aga kui me räägime sellest, et kes on kõige kuulsam mängija, kelle vastu te olete mänginud, aga siis klubi tasandil, pigem on see koondise tasandil äkki, oskad sa välja tuua mõne sellise nime, kelle vastu ma olen öelnud, et ma saan öelda, et ma olen selle mehe vastu mänginud? Miljon iseenda on parim mängija. Ei, no seda nagunii. Aga ma ei teagi. Ma arvan, et ütleme Neuer siis. Ja Saksamaa koondis? Saksamaa koondis. Vajutas tal 9. Veel ei ole jõudnud. Oota, tegelikult on see küsimus kohe, et ikkagi tegelikult on ju mõlemad ja Tartu poisid, noh. Ja mõlemad tulevad sellistest rivaalklubidest. Ehk siis üks tuleb Tammekast. Ja teine Santosest, noh. Ja need on rivaalid, või? Ja, ehk siis kui väga te vihkate 11. Üksteist me ei vihka selles mõttes, et me pole nagu 11 vastu mänginud. Kahjuks. Ei ole jah, sest Markus on nagu aasta noorem, mis aasta, 3 aastat nooremus. Et selles mõttes nagu pole mänginud 11 vastu, nii et mul nagu mingit sükest rivaalitsemist nagu ei ole. Aga sõbrad, selle nii-öelda, igas tiimis on erinevad karakterid, väga palju erinevad karakterid, eks ju. Kui on euromäng ja peab minema lennukile, kes on see kutt võistkonnast, kes võib kõige tõenäolisemalt unustab enda passi koju? Kes võib olla see tüüp võistkonnast? Ma ei tea, miks, mul tuli kohe nõmm, noh. Ma ei tea, ma arvan, et see võib olla Sapinen, Igonen. Ma pakuks Miilut, noh. Kohati võib udu olla, et siuksed asjad on tähtsad. Tegelikult see ei ole halb pakkumine, sa ka ikka korralikult, noh. Ühe korra ma jätsin passi eelmisse lennukisse. Aga no see oli mingi noortekoondis. Kui ütleme nii, et kui mängud on üldiselt nädalavahetuseti ka, eks ju, mingil määral ja nädala sees, et kui on, mis on nagu parim mängujärgne puhkus, mis sa teed järgmine päev, nagu, et sa tunneksid ennast siis ülejärgmisel päeval nagu väga hästi? Sa teed juba mängupäeva õhtul ju? Sul on kuskil mingi väljas niisugune huugamine. Ma tean väga hästi. Pigem ei ole, et mängud on õhtutina. Et siis on nagu, lähed koju, mis sa oled, pea nagu huugab, valutab, proovid kuidagi magama jääda. Und ei tule väga, lõpuks võid mingi 4 aega magama jääda. Aga tehakse nagu selles mõttes, teil on ju, vaata, teil on mingid massöörid ja kõik siuke staff käib ka sellega kaasas, et kasutate neid ka niimoodi peale mänge või tuleks järgmine päev või kuidas see nagu? Massaaži pigem mitte pärast mängu. Pigem kui on, siis on mingi jäävann või midagi sellist, aga pigem on nagu, kui järgmine vaba, et siis kes tahab, teeb ise midagi, kes ei taha, on lihtsalt kodus. Tegelikult, kui sa selles mõttes, ma ütlen sulle, et järgmine päev on nagu lihtsam pärast mängu. Ülejärgmine päev on see nagu kõige raskem. Siis on nagu lihased on nagu päris kinni ja päris olused. No siin vaatajatele teeme nii palju öelda, et näiteks Martin on selline rutiin, et tema tuleb hommikuti juba 8:30 Flora riietusruumi, et ennast natuke rullida lahti, venitada ja et siis olla trenniks valmis, kuna trenn hakkab 10:30, siis siuke kena 2 tundi on tal aega. Aga selles mõttes me lähme siit edasi. Soccernet on meile, Soccerneti peatoimetaja Kaspar Elissaar on meile teinud siin mõned küsimused, mida mängijatelt küsida. Kas te olete Varri poolt või vastu ja miks antud vastus? No mulle meeldi, tegelikult ei meeldi. Võtab veits ilu ära sellest võlu. No taiviks, aga vahepeal ikka läheb nii, kui hakkad kuskilt mingi õlast hakkad suluseisu võtma, ta rikub ära.
no ma ei tea, ma ütlen, et ma pigem olen poolt, siis noh. Mis pärast? Et kõik oleks justkui nagu reeglitepärane ja sinu Martin, sa ütled seda? Aga on ka siin meil on juba momente olnud, et kus nagu selles mõttes nagu, et ka kohtunik on mingi otsuse vastu võtnud ja VAR võib-olla ei ole nagu otseselt sekkunud. Aga kui on ikkagi ilmselge nagu kohtuniku poolt mingi eksimus, siis nagu VAR sekkub, et ma arvan, et see on nagu okei nagu. No mingi päev me vaatasime Andrei jälle jalkat selle VAR-i teemaga, no mingi mees on lööb värava ära ja ta oli mingi nii palju suluseisus. Ei no reaalselt, selles mõttes on nagu see, et nüüd on nagu see, et lööd värava ära ja siis põhimõtteliselt iga värava mingi hakkab no tšekkima. Aga siis on lihtne, aga ära ole suluseisus. Kas täismäng või 5 minutit koos võiduväravaga? Kas valid täismängu 90 minti või saad 5 minti lõpus ja lööd võiduvärava? Aga kui sa mängid 90 minutit, siis sa kaotad. Sa mängid viiki, noh, siis selles mõttes ikka võiduvärava. Kas kübaratrikk viigimängus või 1 värav võidumängus? Võidumängus. Mis asja? Lööd kübara... Palju hätrikka pole, vaata, ma ei tea. No mis siis, noh? Võiduvärava ikka on ikka võiduvärava. No siis on meeskond ikkagi võidab enne. No siin tuleb välja midagi. Ei no kui sa lööd hätrikki, siis statistikas on viik, no ma arvan, et siis keegi nagu ei vaata seda, kui nagu mingit tegija hätrikki nagu. Ma arvan, meie vaatajad huvitab kindlasti ka see, et milline näeb välja nagu profimeeskonna ja profi siis jalgpalliklubi siis hooaja ettevalmistus. Nagu, kuidas näiteks klubi ennast ette valmistab? Nagu, mida te teete? Kas teil on mingisugune individuaalne teema? Kas teil on mingisugune kava paigas? Sina ka sõna vahepeal nüüd siis. Mis meil on? Meil on märtsi esimesed mängud on ju ja detsembris läheb käima juba. 2,5 kuud, 3 kuud midagi sellist ja on individuaalne pluss siis meeskonnaga. No kava järgi ikka. Aga seal sees on ju mingid turniirid ka või mingid sellised? No mingi taliturniir on meil vaja ja mingid välismaal, kui seda Covidit ei olnud, siis olid välismaal ka mingid sõprusmängud. Et selles mõttes nagu ikkagi fitness-treeneri ja siis treenerite poolt nagu koostatud kava, mida meil kuidas, kui rääkida nagu sellest Covidist, kuidas see nagu teid kui mängijad on mõjutanud? Et kas nagu olete reaalselt nagu mentaalselt midagi tundnud või kuidagi muud viisi või kuidas sellega on? Vaata, need pausid on sellised, et kus nad võivad nagu vormi alla tõmmata. Sa mõtled küll, et okei, et ma teen trenni, ma lähen jooksen, aga see ei ole see, et sa teed nagu, see ei ole sama, et kui sa teed palliga nagu. Et see on nagu tegelikult päris suur erinevus. No vahepeal oli päris kehv, meil oli mingi 4-5 järjest isolatsioonipauku. Kui keegi nakatus, siis oli terve sats väljas. See ikka nagu mõjutab. Siis lõpuks passid ainult kodus ja siis lähed täitsa lolliks ära nagu, et reaalselt noh. Aga mis poisid, ma ei tea, Markus, sa oled 3 aastat noorem, nagu ma aru sain Martinist, et mis on sinu unistus jalgpallurina? Mis on see goal või see saavutus, et kui ma sinna jõuan, siis ma tean, et fuck, ma tegin selle ära. Mis see 3 aastat vanuse vahe mängib rolli? Et sa oled nagu praegu hetkel nii palju noorem võib-olla... Sa tahtsid öelda, et minu unistus... Et sa oled vana juba. Et mul on kustunud. Okei. Et mis on nagu see, et mis sa nagu tunned, et kui ma sinna olen jõudnud, siis on nagu... I made it nagu. I made it nagu ja asi korras. Ma ei tea, ma arvan suht sama vist all ju. Selle mõttes top 5 liigat, kindlasti koondis ja... Vaatajale, mis on need top 5 liigat? Et kõik meie vaatajad ilmselgelt ei ole jalgpalliga kursis. Nad ütlesid vaatavad seda sellepärast, et te olete lahedad inimesed ja FC Flora on Eesti ilmselt kõige tuntum jalgpalliklubi. Siis mis on need 5 kõige tugevamat jalgpalliklubi, et vaatajale natuke selgemalt? Jalgpalliklubi nüüd või? Sa ütlesid 5 kõige tugevamat liigat? Liigat. Liigat, nii. Kus sa ise võib-olla tahaksid nagu... Itaalia. Väga meeldis Itaalias, jah. Ausalt, seal mingi niuksed... Head õek. Head treenerid, head meeskonnad, on? Jaa. Aga mis seal on? Kõik see nagu üks suur see kompott kokku, see ongi nagu see... Ei no kultuur, no see on ikka täitsa teine, noh. Tõesti, täitsa teine. See on kultuurimees. Kultuurimees, aga tõesti, see tuleb nagu automaatselt juba, see on nagu lahene. Iigelt kaif. Ja no see on kõik jõle hea on. Ütle mulle, mis teeb Florast Flora, ehk siis mis teeb Florast hea võistkonna? Florast nii-öelda meistermeeskonna, ma arvan, no kõigepealt mängijate tööeetika, mis meil satsis on ja treenerid, meil on ju trennis, ma arvan tõesti 3 korda rohkem inimesi kui mõnel teisel Premier League klubil, et see on ikka selles mõttes mega. Ja muidugi halba idee, et meil on siin niisugused vanameistrid nagu Kostja ja Senja ja noh, ka niisugune raudvara, mida võib-olla teistel pole. Ma ei tea, Martin, äkki ütled ka midagi? Ma ei tea, ütleme hea kokkumäng. Ehk siis... Need klapid on vahel hästi. Jaa, ma arvan küll. Chemistry või? Jaa, seega, siis ei viima. Paigas. Aga kutid, millised nõuandeid sa annaksid noormängijatele, et Martin, äkki seal on sul mõni hea tipp, mida sa tahad, kui meid vaatab praegu väike kutt, väike tüdruk, vaatab seda videot ja mis sa talle ütleksid, et
kui ta tahab jõuda sama kaugele, kui oled sina hetkel jõudnud? See on nagu väga lihtne vastus, võib-olla kõik ütlevad sama, aga no sinna vaja lihtsalt trenni teha meeletult, et kui sa oled nagu Eestist pärit, siis on vaja Eestis nagu ise hästi palju tööd teha, et kui ma nagu elasin Tartus, et siis mul oli nagu aias kogu aeg tehnikaid lihvida, õppida ise, vaatad mingid mänge telekast, õpid, paned kõrva taha. Ma arvan, et nii hakkad vaatama. Aga Markus, mis sa ütleksid? Ei, muidugi sama selles mõttes täiega trenni, selles mõttes poolkõvaga väga ei jõua kuhugi. Eks suht varakult peavad olema mingisugused asjad paigas ka, et kui sa tunned, et see on su tahad, et see oleks su elukutse, siis sul peavad mingid asjad ikkagi paigas olema, et ma tahan jalgpalluriks saada, siis ma pean palju treenima. No muidugi vundament on nagu üks väga tähtis asi ja muidugi nagu treenerid on ka tähtsad, nagu väga tähtsad. Ühesõnaga ümbritse ennast heade inimestega ja kõik hakkab juhtuma. Aga lõpetuseks nagu oluline küsimus. Kumb teist siis parem mängija on? Kindlalt. Saab vaja nõus või? See on väga oluline küsimus. Ma arvan, see vahendame homme trennis. No Miller on vana ka juba, olgem ausad. 25 maha kandmisel. No võt. Aga aitäh, kutid, et te tulite, olite nõus meiega tegema seda asja. Ma väga tänan teid. Te olete lahedad vennad, pange hästi ja ma arvan, et me kohtume juba Flora mängudel. Nagu te videost nägite, siis minu argi vahelt käis need pallid ikkagi korduvalt edasi-tagasi läbi ja tegelikult oli ikkagi päris raske. Ma ei tea, kuidas sul oli? No penaltit tuleb harjutada natuke. Ja ilmselgelt mul mitte, sest mul tuli see päris hästi. Ühe panid ikka möödana. Aga ei, tegelikult oli pull. Tegelikult saime natuke rapsida teha 30 kraadi ka muidugi. Selles suhtes oli päris raske, aga ei. Kõik olid äged, kõik olid chillid ja see oli kõige. Ja siinkohal ma tahaksingi teid kõiki tänada, et te vaatasite meie videot. See oli keskpärasus professionaalsuses koos FC Floraga ja ma tänan kogu südamest FC Flora võistkonda, treenereid ja kogu seda klubi, kes meid väga lahkelt vastu võttis. Ja ma arvan, et me tuleme siia kindlasti kunagi tagasi. Muidugi. Kohtume järgmises videos. Aitäh. Ciao, Pakka.